Tere, head kuulajad ja vaatajad! Olete jälle lülitanud ennast lapsevanema kooli lainele. Mul on hea meel, et olete siin. Mina olen Birgit, ikka teie saatejuht. Ja tänase osa siis mõtlesime pühendada meelerahule. Kuna ju on vaimse tervise kuu, oktoober, siis just täna räägime laste rahulikust meelest, kuidas siis leida see tasakaal, eriti just tänapäeva maailmas, kus ärevus ja erinevad stressorid ja infoküllus on nii suur. Et kuidas siis lõdvestuda, tagada rahulik uni ja tasakaal. Ja kui te nüüd vahepeal kuulete mingit hullu põrinat, siis meil siin kõrval käib ehitus, nii et ärge laske ennast sellest segada, aga loodame, et see ei ole siis väga jõua teieni. Aga kuidas siis tulla edukalt toime selle emotsioonide virvarriga ja mida teha, kui tulevad külla sellised suured emotsioonid lastel? Ja teemat olen kutsunud avama ühe vahva meeleharjutuste ja juttude platvormi nimega Calmi loojad. Tere Gröt Kroonmäe! Tere! Ja tere Triinu Oraste! Tere! Enne kui me hüppame siis üldse selle platvormi maailma, siis rääkige natukene endast, et kuidas te olete koos sattunud tegema tööd ja mis on teie taust? Jaa, kõigepealt aitäh kutsumast, et väga suurima rõõmuga seda teemat jagame, sest see teema on väga-väga oluline. Mina olen Gröt ja olen üks Calmi meelerahuportaali asutajatest. Minu taust tegelikult on üldsegi tootejuhtimine ja teenuse disain. Triinu seevastu on koolipsühholoog, et selles mõttes me väga hästi üksteist täiendame ja kuidas see idee sündis oli tegelikult minu isiklikust vajadusest ja kogemusest, et mind ennast on meelerahuharjutused hästi palju aidanud. Olen ise maadelnud ärevusega ja läbipõlemisega ja kui ma neid meelerahuharjutusi kodus väga palju tegin, kuulasin siis YouTube'ist juhendatud meelerahuharjutusi, siis mu enda lapsed hakkasid selle vastu huvi tundma. Ja toona ma ei leidnudki laste pärast eestikeelset meelerahuharjutuste platvormi üldse ega sellist sisu ja sellest tekkis mõte see ise luua ja siis ma kutsusingi kohe punti Triinu. Et meie oleme Grötaga kunagi koos ühes koolis käinud, paralleelklassides, Paides ja hetkel siis mina töötangi juba viimased 7 aastat koolipsühholoogina, mul on endal 2 last ja kui Gröt minu juurde tuli selle ideega, et lastele meelerahuharjutused, siis ma olin kohe nõus ja tunnen, et see on väga vajalik teema. Kuidas te iga päev enda meelerahu hoiate? Kas te olete täna juba mõne meelerahuharjutuse teinud näiteks? Jah, et oleme esiteks juba enne seda podcasti salvestust tegime ja ka siia sõites tegime, et ma arvan, et meil on see suhteliselt nagu selline tavapäevane osa päevast. Et oma meelerahu endiselt, nagu ma ütlesin, mind meelerahuharjutused väga palju aitavad igapäeva elus, siis mina kuulan neid endiselt õhtuti ja mulle meeldib ka hommiku meditatsioone teha. Ja vahel tööpäeva keskel ka, kui ma tunnen, et see stressitase läheb hästi suureks või ärevuse foon ka, et on niisugune pingelisem tööpäev, siis ma võtan ka tööpäevas selle 5 minutit ja lähen ja teen ühe lihtsa hingamisharjutuse selleks, et just see nagu südametegevus aeglustada ja suuta nagu paremini keskenduda. Ja mina tunnen ka just, et tänu sellele, et me tegeleme Calmiga ja meelerahuga, siis on järjest rohkem ka minu igapäeva elus selline tavapärane, et enne magama minekut ma vahel lihtsalt ka taipan, ma nagu ei hingagi põhimõtteliselt praegu, et siis ma hingan sügavalt sisse-välja ja ma tunnen ennast automaatselt nagu kohe hetkega palju paremini ja ma lõdvestun ja tihti ongi ka tööpäeva jooksul lihtsalt istun sinna arvuti taha ja olen nagu hingan välja ja ta nagu aitab korraks fokusseerida, keskenduda. Ja mul on täpselt sama näiteks, et ma vahepeal saan aru, et ma ei olegi sügavalt hinganud, ma ei tea, võib-olla terve päev on ja siis mõtlengi, et miks mul kuidagi nii nagu ajab haigutama ja pea ringeleb, et see on tõesti väga oluline, et seda meeles pidada. Teie veebilehel, siis Calmi veebilehel on selline juhtlause seal ilusti esilehel, et õnnelik ja enesekindel laps kasvab sisemisest rahust. Avage seda mõtet, et kuidas see sündis ja mis te selle taga siis silmas peate?
jah, et Kalmi missioon on kasvatada õnnelikke ja eneseteadlikke lapsi või siis õnnelike ja eneseteadlike laste nagu põlvkond. Et nagu me teame, siis vaimse tervise probleemid ja ärevus on läinud järjest nooremasse ikka ja need levivad järjest rohkem kahjuks, ehk siis meie missiooniks on aidata seda põlvkonda juba nagu ennetavalt. Ehk siis laps, kes on enesekindel, tal on välja arenenud positiivne ellusuhtumine üleüldises plaanis ja tal on olemas oskused, kuidas ennast pingelisemas perioodis aidata, see tagabki selle, et temast kasvab õnnelik inimene ka täiskasvanud eas. Triinu, tahad? Oskab nii-öelda oma nende emotsioonidega toime tulla, et see nii-öelda see sisemine rahu on nagu see põhi nii-öelda tunne või emotsioon, et aga kui sinna tulevad need igapäevased ebaõnnestumised, õnnestumised, et siis ta saab, et tal on need tööriistad olemas, et ta oskab nii-öelda neid kasutada ja ennast ise nagu ka toetada. Ja te juba mainisite ka, et tänapäeva maailmas on neid stiimuleid ju tegelikult nii palju rohkem kui kunagi varem, et erinevad tehnoloogiad ja kõik muu ja üldse üleline stress. Et mida te ise olete täheldanud, kuidas see on mõjutanud praeguse generatsiooni lapsi? No seda on näha väga palju, et lapsed ei suuda peaaegu üldse keskenduda või et isegi paar minutit on juba raske keskenduda ja et see tähelepanu nii-öelda on lihtsalt igal pool, et see tegelikult on ka natuke juba täiskasvanutel, et meil on need mõtted kogu aeg laiali, et seda enam siis lastest me ei saa ka seda ju oodata, kui ka neil on neid võimalusi nii palju praegu ja mängud ju, kui nad mängivad, on nii kiired, kogu aeg seal midagi juhtub, kõik on nii põnev, on ja siis, kui on vaja nüüd olla seal rühmaruumis näiteks, teha mingid kirjutamisülesannet või ka koolis juba on või lugeda, see tundub nii raske, see tundub nii igav ja nad lihtsalt pigem ka nagu loobuvad, et see ma ise olen seda meelt, et võimalikult hilja igasugused iPadid või telefonid kätte ja et see on ka nagu üks ennetav meede, et seda meelerahu lapses hoida. Mida sina oled täheldanud näiteks oma lastes? Jah, et ma nõustun sellega, et see tähelepanu on lühemaajalisem, et näiteks ka see sisu, mida minu lapsed, siis mul on 12-aastane poeg ja 8-aastane tütar, et ka see sisu, mida nemad täna tarbivad igasuguste shortside ja muude asjade näol, ongi see, et need videod vahetuvad hästi kiiresti, et sellist pikka multikat nagu vanasti vaadati, praktiliselt ei vaadata, et ma pean seda neile nagu spetsiaalselt ütlema, et palun ära vaata neid shortse, pane see YouTube kinni, et kui tahad, siis vaata see pikk multikas või lastefilm ära pigem, kui sa tahad seda ühte nagu pausi muude asjade keskelt, et midagi vaadata. Ja võib-olla küll ka see, et meie platvorm on ju samuti nii-öelda veebis ja seda me siis soovitamegi kasutada läbi telefoni, siis siiski meie platvormil laps ise ei vaata nagu ühtegi videot, et seal on küll erinevad pildid, et mille järgi saab selle video nii-öelda valida, aga see on siis audiofail, et nii-öelda vältidagi seda ekraanis olemist. Juba mainisid neid jutte, et millest te inspireerute nende juttude loomisel? Päris palju teemadest, mis vajavad tähelepanu, näiteks just Triinu oma pädevusega on öelnud, et enesekindluse tõstmine on see, millega peaks tegelema, et siis see on üks indikaator, et ma kohe saan luua lugusid, mis keskenduvad enesehinnangu tõstmisele või sellele, mis õpetavad last ise ennast väärtustama. Küsides näiteks lapselt, et mõtle nüüd 3 asja, mis sulle iseenda juures meeldib või mis sul hästi nagu välja tuleb. Ja palju ka meie kasutajate tagasisidest, et kui kasutajad kirjutavad meile, et näiteks sellist lugu mul laps tahaks kuulata, siis me oleme täiesti nagu spetsiaalselt selle loo sellele lapsele valmis teinud, teades, et ka teistele lastele tegelikult see meeldib ja kasutajad on toonud ka välja selliseid olukordi, kus nad kuulavad, näiteks üks lapsevanem kirjutas meile, et tema kuulab praegu Kalmi meelerahu jutte just sellepärast, et tema laps vahetab lasteaeda, mis tähendab, et lapsel on kõik uus
uus, on õpetajad uued, on keskkond uus ja seetõttu on laps natukene võib-olla rahutum kui muidu ja tal on raskem nagu magama jääda, et siis sellest ma jälle inspireerun ja olen näiteks teinud loo, kus üks tegelane seal loos lähebki uude lasteaeda ja ongi seesama nagu läbi mängitud, aga need lood sisaldavad kõik meelerahutehnikaid, ehk siis see ei ole lihtsalt nagu lõbus lugu, vaid seal see tegelane hingabki sügavalt sisse-välja enne, kui ta ruumi astub või enne, kui ta midagi hirmsamat tegema hakkab, või siis seal tegelane seal loos mõtleb asjade üle, mille ta on tänulik ja nii edasi, et selles mõttes need lood jah, sisaldavad meelerahu elementi lisaks sellele, et nad on nagu kaasahaaravad jutustused. Et hetkel on meil üle 30 loo üleval, on kategoriseeritud siis nii, et natuke väiksematele ja natuke vanematele. Et need, mis on seal väiksematele mõeldud, ütleme 3 kuni 5 või 7, et on sellised natuke lihtsama võib-olla sõnavaraga ja lapsele arusaadavamad. Ja siis nad on veel selle mõttes erinevad, et mõned on just enne uinumist mõeldud, sellised unejutud, aga on ka hommikutervitused ja siis on ka lihtsalt lühikesed sellised, ongi just hingamisharjutused või sellise maandavad sellised paar minutit nagu, et alustada siis enne mingit tegevust näiteks, et korraks tuua see fookus uude asja ja et erinevalt kategoriseerime neid lugusid ka. Mul on tunne, et kunagi varem me rääkisime hästi palju nagu täiskasvanute meelerahust, aga nüüd aina rohkem viimastel aastatel me oleme hakanud rääkima ka laste nii-öelda emotsioonidest ja kõigest, et võib-olla lihtsalt üle nagu rääkida, miks see just nii oluline on varajases eas toetada just seda meelerahu. Nagu Krõõtkanne ütles, et me tahamegi teha seda ennetavalt, et see laps, kui ta jõuab juba täismeikka, täiskasvanu ikka, et tal oleks olemas need tööriistad, kuidas, kui tekib mingi tugev emotsioon, viha või kurbus, et kuidas siis ennast ise rahustada, et tal oleks kohe varrukast võtta, et ma teen mingit seda hingamist või ma teen mingit, hingan kuuma kakaot sisse või surun endal käed tugevasti kokku, et see mind rahustab, et iga laps leiaks endale selle oma tehnika, mis teda toetab. Ja kui ta juba väiksest peale seda õpib, siis tahaks loota, et ei tule seda suurt ärevust, ei tule neid depressiivseid mõtteid ja see täiskasvanu elu oleks juba lihtsam. Just, ja et nagu ma ütlesin, Kalmi missioon on ka õpetada last iseennast väärtustama selleks, et tal kasvaks nagu eluterve enesehinnang ja positiivne ellusuhtumine. Positiivne ellusuhtumine ei ole kaasasündinud oskus, vaid see on õpetatav oskus ja see on ainult, mida lapsevanem saab oma eeskuju ja oma sellega, mis ta kodus räägib ja millise positiivse või negatiivse fooniga tema kodus räägib, seda eeskuju anda. Ehk et positiivne ellusuhtumine ja enesehinnang on nagu vundament selleks, et sul siis noorena oleks lihtsam läbi minna ka nendest pingelistest hetkedest, et need pingelised perioodid koolis tekivad niikuinii ja kõigil koolis või tööl. Ja kui sul on eluterve enesehinnang, siis sa lihtsalt oled vastupidavam ka sellistele perioodidele ja suudad nendest kergemini läbi minna. Et see on nagu Kalmi missioon, et miks on see oluline varakult õpetada, ongi sellepärast, et ta juba lapsena kasvaks enesehinnang, nagu eluterve enesehinnanguga inimeseks. Sest teismeiga, ütleme kooliperiood on üks asi, aga see teismeiga on paratamatult suht igale lapsele keeruline. Hästi õrn on ju. Ja et seal on see kõik ju arvamus, mis mu sõbrad mõtlevad ja seal on kõik asjad nii olulised, aga kui ta on juba väiksest peale kuidagi saanud seda, et ma olen oluline ja minu mõtted on olulised, kõik muud asjad, see hingamised ja nii edasi, et siis äkki see teismeiga võiks minna nagu natuke leebemalt ka. Just, ja kui me oleme käinud siis oma portaali ka tutvustamas ja meie harjutused küll keskenduvad lastele, aga me tihtipeale teeme siis läbi ka mõndasid harjutusi, siis üks nendest ongi, mis sisaldab küsimust, et mõtle 3 asja, mis sulle iseenda juures meeldib ja kui need kas lapsevanemad või õpetajad seda harjutust kaasa teevad, siis olgugi, et see harjutus on ju muidu mõeldud lastele, ma näen, kuidas nende näoilme muutub sellest, et kui vähe tegelikult täiskasvanu iseendale ütleb, et aitäh, et oled mina või ma olen väärtuslik sellisena, nagu ma olen,
et ma näen, kui väga seda tegelikult vajab ka täiskasvanu ise, et endale meelde tuletada, et sa oled väärtuslik, sinus on omadusi, mida sa hästi oskad, et mõtle sellele ja hinda seda, et sellepärast, kui me soovitame alati täiskasvanul kaasa teha meie harjutusi, on see siis lapsevanemana kodus või lasteaiaõpetajana või algklasside õpetajana, et see ei peaks olema nii, et panen mängima, ise lähen umbes ruumist välja et tegelikult ka eeskujuna lastele, et ma teen ise ka seda kaasa, et see on kasulik, see on vajalik ja absoluutselt see annab endale ka nii palju juurde. No see on ju sama nagu sarnane see, et mida sa endas nagu väärtustad 3 asja, on ka see, et sa näiteks õhtuti mõtled, mille üle sa tänulik on ju täna olid, et siis sa kaotad selle nagu selle hästi suure negatiivse võib-olla mõju ära, et mõtled nii halb päev oli, aga tegelikult mõtled, äkki 3 head asja ikkagist on ju toimus. Just, me väga palju seda ise ka promome nii-öelda seda tänulikkuse harjutust, et õhtuti mõelda ja just, et miks mõelda seda üksinda voodis, kui sul on nagu lapsed ka, et tehkegi seda harjutust terve perega või koos lastega, et meil on saanud see täiesti õhtu rutiiniks juba, et minu lapsed küsivad, et aga ütleme 3 asja ka, et see on siuke lühend juba, et see 3 asja tähendabki, et igaüks meie peres ütleb 3 asja, mille eest ta täna tänulik on. Ja ütlengi siiralt, mis minul töö juures hästi läks, olgugi, et nad on lapsed, aga ka nemad, kui nad kuulevad, millega mina tegelen ja rohkem seda mõistavad, et see seda omavahelist sidet ka väga palju tegelikult tugevdab. Tahad midagi lisada? Ei taha? Tahtsin, aga läks meelest. Ei ole hullu. Aga kui me lähme täpsemalt nende harjutuste juurde, et ma saan aru, et 3–10 aastastele on need harjutused, et kuidas näiteks erinevad 3–5 ja näiteks 8–10 harjutused? Jah, et tegelikult nad väga palju ei erinegi, okay. Et need tehnikad on ju samad ja need teemad on samad, võib-olla siis natukene, kui mõelda, et millist kõneviisi tahab 3-aastane versus 10-aastane, siis see on veidi erinev, ehk et kui me teeme lugusid 3- või 4-aastastele, siis see kõnepruuk on lihtsalt natukene veel nagu lihtsam ja võiks nagu öelda nagu siuksem titekam või natuke rohkem ninnu-nännu, aga 10-aastane ei taha kuulda seda ninnu-nännut, sest siis tal tekib vastumeelsus, et see on midagi nagu väikestele lastele on ju, et siis ainult see natukene see sõnakasutus erineb, aga muus osas tegelikult väga palju mitte. Et järjest vähem ma ütleks, et me neid lugusid luues eristame neid vanuseid üldse. Eks alati natuke peabki nagu individuaalselt vaatama oma last või siis seda rühmaruumi, et mis kellelegi sobib, et võib-olla kuidas ka arenguliselt ja mis iganes kõik, et mõnele võib-olla sobibki just see lihtsam variant on ju, ükskõik mis vanusest ta siis on, nagu kui ta on juba vanem. Ja minu arust iga kord, kui ma ongi ka täiskasvanutele neid teinud, et hiljuti tegime ühe töötoa, kus olid pigem pensionieas inimesed isegi ja siuksed hilisemise täiskasvaniga, siis kõik ütlesid pärast, et ma ei tea, minu arust see sobib meile ka, et need on väga, minu arust meil on väga armsad jutud ja sellised, mis tõesti on nagu hea kaasa teha. No minu arust ka, et peasid ju sa saad, ma ei tea, näiteks oma hingamise korda, et ma tean mingit harjutust, kus sa pead oma nii-öelda küünlaid ära puhuma, siuke, ma teeks täiskasvanuna ka seda, sest see tundub siuke efektiivne ja siis aju nagu ei mõtle enam võib-olla nii palju sellele nagu ärevusele ju. Et just see võib-olla see mängulisus kuidagi petab natukene aju ka. Petab muidugi et üks harjutus, mis on täiesti universaalne, sõltumata, kas sa oled 3, 30 või 80, on just see kuuma kakao hingamine. Et sa kujutad ette, et sa hoiad enda ees tassi sooja kakaoga ja sa hingad sügavalt sisse justkui nuusutades seda mõnusat kakao lõhna ja siis sa puhud suu kaudu välja, nagu sa jahutaksid seda kakaod. Et selle harjutusega saavad hakkama kõik ja see sobib kõigile ja see meeldib kõigile, aga väga mõjus. Ma loodan, et meie kuulajad ja vaatajad äkki tahavad just katsetada seda harjutust, mina näiteks juba ei ole, nii et võib-olla pärast katsetan. Järgmine küsimus olekski olnud, et millistest meeleharjutustest võiks alustada, kui pole mitte kunagi nagu lastega seda teinud, siis üks on see kakao, ma saan aru, on midagi veel? Üldiselt me soovitame alustada õhtuti enne magama minekut, sest tavaliselt on lastel ju selline nii-öelda unerutiin, et on see siis raamatu lugemine või mingi õhtujutu kuulamine, et siis on nagu kõige lihtsam seda sinna rutiini üldse tuua, seda meie meelerahu juttu.
et näiteks loedki selle raamatu ära lastega ja paned siis selle jutu nii-öelda mängima. Ja teine variant on siis võttagi need lihtsamad harjutused, kus sa kas saad siis näiteks hommikul enne hommikusööki paned selle jutu mängima, et ühesõnaga soovitame see tuua kuidagi sinna igapäevasesse rutiini niimoodi, et ta ei oleks nagu mingi suur ekstra tegevus, et ma nüüd pean võtma selle ekstra aja, sest et meil kellelgi ei ole seda ekstra aega tavaliselt, on ju. Et ja isegi selles mõttes ei ole mingit sellist, ma ütleks kindlat harjutust, et mida esimesena alustada, vaid jah, just näiteks see unejutu mõttes, et mingi selline ükskõik meie sealt valikust on üks unejutt ja seal on juba kõik nii-öelda juhendatud, et sa ei peagi mõtlema nüüd, kas ma oskan umbes seda kuidagi lapsele rääkida või midagi teha, et kui sa tunnedki, et sa ei oska sellel teemal võib-olla isegi kaasa seda meelerahu teemat sa ei varasemalt nii palju ei tea, siis sa saadki lapsele öelda, et kuulame ühte mõnusat õhtujuttu täna ja paned selle mängima ja vaatad, kuidas see lapsele ka sobib ja meeldib, et kui ikkagi laps ei taha või kuidagi väga protestib, siis nagu peale suruda ka ei tohi, et siis ta ei tahagi kunagi. Aga pigem siis proovida mõni teine õhtu uuesti ja ikkagi nagu mitte alla anda. Ja ei pea tegema iga päev, et selle pinge võtaks ka maha, et paar korda nädalas või kuidas kellelegi sobib. Tihtipeale on ka niimoodi, et mõni periood tehakse intensiivselt tihti ja siis mõni periood on nagu selline rahulikum ja vaiksem ja siis jälle hakatakse uuesti, et see on ka väga okei. Ja rühmaruumi kehtib täpselt sama, et selle jaoks ei pea üldse leidma ka rühmas ekstra aega, sest et ka rühmategevused on ju kõik planeeritud üsna täpselt, et kui ta on osa sellistest tavapärastest tegevustest on kõige parem. Näiteks kui niikuinii tehakse rühmas hommikuringi, siis miks mitte võtta see üks 5-minutiline meelerahu harjutus hommikusse ja teha koos sellega seda hommikuringi. Või isegi liikumistunni asemel saab teha, et seal on ka liikuvaid meelerahu harjutusi loodud. Või siis unejuttu või lõunaune jutu asemel, mida ka rühmas loetakse. Aga võib-olla seda veel täienduseks, et ideaalis võiks see olla ikkagi selline rutiinne, et on see siis 2 korda nädalas, on see siis 3 korda nädalas, aga kui see on liiga juhuslik, et 1 kuu on 1 korra, siis võib-olla on 2 korda, aga kuidagi väga ebakorrapäraselt, siis tegelikult ta ei anna võib-olla päris seda efekti. Ei teki harjumust, on ju. Just, et siis ei ole nii, et ma kuulan 1 korra selle unejutu ära selle sügava hingamisega ja mu laps nüüd oskabki seda sügavat hingamist teha, et ilmselgelt mitte. Et selles mõttes ikkagi, kui on soov last nii-öelda positiivselt mõjutada, siis peaks olema regulaarne. On teaduslikult tõestatud, et meelerahuharjutused või mindfulness mõjub siis nii lastele kui täiskasvanutele siis, kui neid tehakse ikkagi regulaarselt. Jah, see on peaaegu tegelikult ju kõigega, on ju see, et peab ju mingi regulaarsuse tekitama. Kas teil on ka olnud mingit tagasisidet, just et teil üks punkt on ka veebilehel rahulik uni, et mis on teie kogemus, kui palju on tegelikult lastel selliseid uneprobleeme? Meie oleme saanud väga palju sellist tagasisidet, et on raskusi laste magama jäämisega õhtul ja kui me oleme ka erinevatel laatadel või festivalidel inimestega rääkinud, siis kui nad nagu kuulevad siis meie nagu platvormist, siis nad ütlevad, et issand jah, et ma kindlasti proovin, sest meil see magama minek on ikka väga hull. Et selles mõttes on raske. Eks natuke oleneb sellest, kas on ikkagi peres olemas rutiin õhtuti või on kuidagi, et teleka eest ala otsa sinna voodisse. Et eks selle peab ka läbi mõtlema. Aga see tagasiside, võib-olla Krõõd räägib sellest, mis on olnud, kes on katsetanud. Ja, et lapsevanemad ütlevad, et see tõepoolest toimib, et kui muidu kulus magama panekule õhtuti näiteks 1,5 tundi, mis on tegelikult ju väga pikk aeg, siis nende meelerahujuttudega pidi lausa 20 minutiga magama jääma, et tõepoolest selliseid tagasisidesid lapsevanemad meile saadavad, et see on hästi tore kuulda. Ja emad ütlevad, et vahel nad jäävad isegi enne magama kui lapsed, sest et nad ju kuulavad ka ja need on hästi rahustavad ja hästi rahustava hääletooniga, et need selles mõttes tõepoolest toimivad hästi, aga
see ei ole mingi nagu selline ime, et miks nad toimivad, need on ju täiesti tavapärased mindfulness tehnikad, mis tegelikult on ammu olemas ja aastasadu kasutatud, et me kasutame neid samu tehnikaid ja see toimib ka täiskasvanutel, kui kuulata näiteks YouTube'ist, mina kuulan õhtuti YouTube'ist näiteks meditatsioone või siis mindfulness juhendatud lugusid, et see iseenesest lõdvestab su keha, see lõdvestab su aju, seda südametegevust ja siis seetõttu ongi see uni ka parem ja kiirem tulema ja kvaliteetsem. Just vahepeal ei mõtlema sellele, et no ise ka tunned, kui sa oled nii pinges, oled tegelikult ju kogu aeg ja järsku on niisugune tunne, et peaks nagu natuke ennast nagu kuidagi lõdvestama. Aga ma just nüüd mõtlesin, äkki te toote vist ühe näite, et millised näevad välja need vahetult enne magaminekud mõni lugu, et ütlete hästi rahuliku tooniga, aga nagu kas ongi mingi jutukene, äkki lihtsalt väike selline diiser. Need on jutukesed ja need räägivad tihtipeale mingitest tegelastest. Näiteks on üks lugu vaprast lõvipojast, kus see lõvipoeg on natukene kartliku meelega ja ei julge teha väga uusi asju ja siis ta näeb seal loos, ta kohtab seal sõpru ja näeb, kuidas sõbrad hüppavad näiteks suure kivi pealt alla, aga tema ei julge. Ja selleks, et seda hirmu ületada või anda lapsele eeskuju, et kuidas sa saad ka natukene hirmsamatest või olukordadest, mida sa võib-olla pelgad, üle astuda, ongi see, et see lõvipoeg siis hingab sügavalt sisse ja välja ja siis teeb selle sammu. Et see annab sellele lapsele selle eeskuju, et kuidas tema siis peaks nendes olukordades käituma. Ja siis see lõvipoeg seal teeb veel erinevaid seikluslikke tegevusi, et need unejutud põhinevad üsnagi sellisel seiklusliku loo nagu struktuurile, kuhu me siis oleme need mindfulness tehnikad lihtsalt sisse pannud. Või siis on seal mõned loomad veel, kes räägivad, näiteks hakkavadki magama jääma ja siis räägivad oma sõbraga, et kuule sõber, et mis sinul täna toredat oli ja siis see sõber ütleb, ma leidsin nii ägeda oksa, millega oli nii äge mängida ja siis küsib nagu see loo sees sellelt lapselt, kes seda kuulab, et aga mõtle nüüd sina, mis sinul täna toredat oli. Et tihtipeale lapsevanemad on ka öelnud seda, et kui lapselt esimese hooga küsida, et mõtle, et mis sinul täna nagu hästi läks, siis laps vastab, et ma ei tea midagi. Et neil nagu puudub see seos nagu või see mõttemuster, et siis need lood annavadki seda eeskuju, et kõigepealt see lõvipoeg seal ise mõtleb, mis temal nagu toredat oli ja siis küsib lapse käest. Või siis mõtleb see lõvipoeg, mis talle endale hästi välja tuleb, et ma oskan nii hästi joonistada või siis oskan nii hästi jalgpalli mängida ja siis küsib selle lapse käest, et aga mõtle nüüd sina, mida sina hästi oskad. Et just see nagu mingi positiivne mingi mälestus või mõte võiks enne magaminekut nagu jääda, ma saan nagu su jutust aru. Jaa, et magama võiks jääda positiivsete mõtetega küll, et mitte mõelda kõik asjad, mis täna halvasti olid ja selle tundega magama jääda. Paljud täiskasvanud tunnevad ennast ära kindlasti. Pigem ei soovita. Isegi kui see laps on mingi pahanduse teinud või mida iganes, siis õhtul võiks talle jääda ikkagi see tunne, et mu ema ja isa armastavad mind, et see, et ma kuidagi halvasti käitusin, ei tähenda, et ma olen nüüd halb laps, et sellel on vahe sees, et nagu öeldakse tihti, tubli laps ka, et miks, isegi minu laps küsis, miks nagu ma tubli olen, või nagu, et eks ikka vahel ise ütlen ka, aga ma proovin alati öelda, et sa selle asja näiteks ära tegid või et ma olen sulle uhke, sest et nagu põhjendada neid asju ja kui ta õhtul magama jääb, siis tal võiks see hea tunne nagu olla, et see on lastele hästi oluline, mis nende vanemad nendest mõtlevad ja arvavad ja et nad on väga sellised, see enesehinnang lähebki järjest nagu allapoole, kui see tegelikult see tunne on, et ma olengi ainult halb laps ja ma teengi ainult halvasti ja et see turvavõrk on ju, peab tugev olema seal taga, lapsed ta tajub seda. Just, et need on nüüd unejutud, aga meil on ka ma ütleks, et meelerahumäng ja isegi ja sellised lühikesi nagu harjutusi ka, et need ei ole nagu sellised pikemad jutustused, need on pigem lühikesed, et näiteks on üks meelerahumäng, mis treenib keskendumisvõimet konkreetselt, kus laps peab võtma nagu sellise jäätunud kujuke endast tegema kõigepealt, püsima selles natukene aega ja siis ta ilusti nagu sulab seal harjutuses, kuni ta on lõpuks pikali maas, et õppida nagu sellisest pingeos olekust
lõdvestuma, et jällegi see tundub nagu mäng, et olen jääkuju ja siis sulan, aga kui me tegelikult paneme selle nagu analoogi täiskasvanu ellu, siis meie pingeolekus oleme ka niimoodi, et õlad on üleval ja tekib siia turja ja kaela nagu valu ja siis peab iseendale vahel päeva jooksul meelde tuletama, et kuule, lase õlad alla ja siis sa lased alla ja sa vaatad, vau, läksid mitu sentimeetrit allapoole nagu, et tegelikult see on ju sama asi, aga lapsele lihtsalt nagu sellise mänguna nagu välja mõeldud. Kas on mõni jutt, harjutus või siis mäng, mis on teile väga tähenduslik, just isiklikult? Võite natuke korra mõelda, et kui te peaksite midagi üks välja tooma näiteks. No minu lemmikud on nad kõik, aga see on nagu lapsevanem ütleb oma laste kohta. Kõik on mu lemmiklapsed. On ikkagi need enesehinnangud tõstvad, et üks lemmikharjutus on kallista ennast, mis on hästi lühike, ainult 4 minutit ja seda ma olen tihtipeale lasknud täiskasvanutele ja ma näen, kuidas nende näoilme muutub, kui nad seda kaasa teevad, nad muutuvad nagu mõtlikuks ja hakkavad iseenda sisse vaatama, et see harjutus sisaldabki seda, et sa mõtled 3 asja, mis sulle iseenda juures meeldib ja siis sa võtad päriselt füüsiliselt endal ümbert kinni, kallistad ennast ja ütled, et aitäh, et oled mina. Ja siis ütleb seal selliseid toredaid lauseid nagu minu naeratus teeb maailma värvilisemaks. Et ma näen, kuidas lastele tohutult meeldib neid kaasa nagu öelda ja tegelikult täiskasvanule ka, et see, et me võtame tõesti endalt füüsiliselt ümbert kinni ja ütleme aitäh, et oled mina, see läheb mulle väga hinge. Ja ma mõtlen ka ise, et kui palju meid tegelikult on ju kallistatakse üleüldiselt, et see kallistus võib päris nagu kaugele on ju viia. Et mina võib-olla sellist konkreetset juttu nagu ei oskagi välja tuua, aga võib-olla need kogemused on nagu tähenduslikud olnud, kui ma olen neid jutte siis kas oma lastega, et minul on 10-aastane ja 8-aastane laps. Et just ka, kui nad ongi midagi sellist, et kui ma näen, kui nad enda kohta midagi niimoodi head ütlevad ja nad nagu usuvad endasse, et siis tekitab nagu sellise hea tundega endas. Ja ma olen ka koolis õpilastega teinud erinevaid harjutusi. Ja selle mõttes just ka sellised, mis ongi päeva alustuse harjutused just, et täna tuleb hea päev või nagu, et ka sa näed, kuidas see laps kuidagi võtab seda positiivse sellise suhtumisega pärast seda lugu, et võib-olla nii-öelda siis just see kogemus, mis ma saan pärast seda, kui ma seda juttu mängin, et see on nagu väga mõnus. Jah, me rääkisime enne, et oluline on õhtut ilusti lõpetada, aga tegelikult on ka oluline hommikut ju hästi alustada. Just, et minu tütar on ka küsinud hommikul just, et emme pane mulle hommikukalmit ja no meie hommikud on ka väga kiired, mõlemad lapsed lähevad kooli, kõik lähevad tööle, et ega seal ei ole seda 5 minutit, et sa päriselt istud ja kuuled selle ära, et siis meie panime hommikusöögi lauas selle lihtsalt nagu mängima ja me sõime samal ajal, aga samal ajal me kõik seda kuulasime. Et see päev algaks nagu ikkagi positiivse meeleoluga. Et eks nende asjadega on see, et ta nõuab ikkagi natukene mingit pingutust, et ma pean ikkagi telefoni lahti võtma ja selle üles otsima selle koha, et seda mängida samamoodi õhtul hommikul on ju, aga me oleme püüdnud teha selle võimalikult lihtsaks ja paratamatult selleks, et tuleks elus midagi head, iga asjaga peab natukene pingutama või mingisugust sellist tegutsema, et tihti ma lihtsalt näen, et on olemas väga palju lahendusi probleemidele, aga võt see, et ma hakkan seda tegema või et ma võtan selle motivatsiooni ikkagi leian, et see on keeruline kõigil inimestel. Ala hakkan trenni tegema esmaspäevast või et enam magusat ei söö, on ju. Et aga homsest umbes on, aga mõtle läbi, mõtle suures plaanis, kui praegu midagi ei muutu, kas siis ma olen rahul sellega või et mida ma siis saan teha, et nii mina kui oma lapsed oleksid rahumeelsemad, et võtta see väike hetk ja tegutseda, et ma arvan, et see on väga oluline. Ma arvan, et ma tooksin vägagi selle nagu paralleeli trenni tegemisega, et me kõik teame, et liikumine on hea nii füüsilisele kui vaimsele tervisele, aga selleks siis, et see füüsiline vaimne tervis korras oleks, me peame siis minema jalutama või tegema trenni või tegelema spordiga, et muidu see ei tule.
et see meelerahuharjutused on täpselt samasugune treening ajule, et see lihtsalt loob sulle õiged seosed ajule ja selles mõttes on ka hea paralleel trenni tegemisega, et see, et sa teed 1 korra trenni või 2 korda trenni, ei tee sind kohe tugevaks ja füüsiliselt vormi, et sa pead tegelema sellega ikkagi regulaarselt. Just, et me kõik mõtleme kogu aeg oma füüsilise tervisele, et kuidas olla veel parem, aga unustame kogu aeg nagu, mis siin ajus on ju, toimub ära, et see on sama, nagu sa ütlesid, et seda peab treenima kõike. Just, et vahel ma nende lugude lõpus ütlengi, et lapsele, et aitäh, et hoolitsed oma meele eest või et tubli, et sa võtsid selle hetke, et hoolitseda nüüd oma meele eest. Et täpselt samamoodi kui, et väga tubli, et sa liikumas käid või siis jalgrattaga sõidad või trenni teed. Jäi seda podcasti ettevalmistades silma üks Instagrami postitus teil, et kõhuvalu taga võib olla tegelikult mingi ärevus, et milliste silmnähtavalt füüsiliste probleemide taga tegelikult võib peituda lapsel ärevus, rahutus, ülestimuleeritus? Eks see kõhuvalu ongi üks suuremaid selliseid, mida koolis ma kuulen, et kõht hakkab hommikuti valutama ja ei taha kooli tulla, aga kindlasti ma arvan selline suur füüsilise poole pealt just see, et tahetakse kuidagi kakelda või lõhutakse asju, et rahutud sellised käed või jalad, et siis ka kindlasti ei ole see meel väga rahulik, et üldse mingisugused valud võivad olla ju peavalud või muud valud, aga kõhuvalu on nagu kõige sagedasem ja siis tihti, kui ikkagi alati muidugi peab perearsti juures ka ära käima ja ikkagi selgeks tegema, et ei ole mingisugust füüsilist probleemi, et me ei saa kohe nagu hüpata sinna, et see on sul kindlasti ainult peas, et alati peab nagu füüsilise selle poole välistama, et ei ole seal midagi. Ja siis saab juba edasi tegeledagi sellega, et kuidas toetada ja mis siis täpselt seda valu või sellist pinget nagu põhjustab. Samamoodi ma arvan, et ka tujukus ja keskendumisraskused võivad olla põhjustatud sellest, et see meel ei ole rahulik ja mingi ärevus ikkagi sees on. Täiskasvanutel on valu rinnus, mis on kindel märk ärevusest. Tunnen ennast ära. Kahjuks mina ka. Et võib-olla mõni lapsel mõtleb, tal ongi kõhuvalu, et ta isegi võib-olla ei mõtle nii kaugele, et tal võib tegelikult olla ärevus või ongi näiteks läheb uude lasteaeda täiesti uus rutiin ja ta ei oska ju, tegelikult ju väike laps ei oska väljendada, et emme, mul on üliärev olla. Ei oskagi, ei oska ka täiskasvanutena seostada selliseid asju tegelikult stressi või ärevusega. Et siis ongi hea, kui juba ütleme siis, et kui laps koos täiskasvanuga siis õpib seda maailma tundma natuke. Kindlasti ei tasugi jääda üksi nende muredega, et nüüd on juba väga paljudes koolides, lasteaedades tugispetsialistid olemas, et on see psühholoog või on sotsiaalpedagoog, et ma olen lihtsalt näinud ka seda, et laps ei tulegi siis näiteks kooli väga pikalt ja põhjendatakse ära kogu aeg, et tervislikud põhjused, aga tegelikult lõpuks siis selgub, et ongi seal taga mingi ärevus ja mingi hirm kooli ees hoopis, aga see asi on nüüd juba nii pikalt kestnud, et väga raske on nagu hakata lahendust leidma. Et kui need asjad ikkagi kohe saaks selgeks või kohe tuleks välja see ärevus või hirm, et siis oleks sellega nagu palju lihtsam hakata tegelema. Ja saabki juba siis mõelda, et kuidas seda kodus veel nagu toetada või mis saab koolis või seal lasteaias ära teha, et või ongi õpetajaga, klassijuhatajaga või lasteaiaõpetajaga rääkida, et ärme nagu kuidagi varja seda või mõtle, et nüüd mu lapsel on midagi viga või et see muidugi sageli võib-olla ka ärevate laste nagu vanemad on ise ka ärevamad, et aga kuidagi tahakski julgustada, et sellest pole mitte midagi, et küsige tuge ja abi ja saab alati on igale asjale mingi nagu lahendus lõpuks, et ja mida varem sellega tegeleda, seda parem. Jah, võib-olla ka vanemal on endal mingi selle vale häbi, mis ma loodan, et tundub, et ühiskonnas natuke vähemaks seoses nagu erinevate mingi vaimse tervise probleemidega. Jah, võib-olla ka see mingi, et minu laps ikka ei ole ärev, et kuidagi see vaatad nagu endale otsa, et ta ei saa ju olla. Ja
ma nüüd ei mäleta, kas me mainisime ka und, mis on ka väga palju seotud ikkagi ärevusega nii lastel kui täiskasvanutel jällegi, et kui on raskem õhtul uinuda või kui öösiti ärkad või siis ärkad liiga vara. 3 sellist sümptomit, mis näitavad, et miskit toimub. Et ei saa sügavalt magada. Ja siis on juba see ju päevane kõik tegevused natuke häiritud, et aga muidugi ärevusega, kui üldse ärevusest rääkida, siis kindlasti ei tohiks hakata vältima neid olukordi ja neid asju, mis ärevaks teeb. Et mida rohkem sa paned ennast sellesse ebamugavasse olukorda, seda kiiremini sa harjud sellega ära ja tegelikult lõpuks see sul seda suurt ärevust enam ei tekita. No ja näiteks ongi mingi näide, et lasteaia mõttes, et võib-olla lapsel vaatab, et tal on esimesed paar korda on lapsel üliraske. No see on tegelikult tavaline, ta on uues olukorras, ta harjub. Aga see, et sa võtad ta sealt olukorrast ära ja siis näiteks 6 aega ei saadagi ta sinna. Et tegelikult ikkagist peaks järjepidevalt, on ju, ja siis äkki see ärevus kaob. Kindlasti ei saa oodata lapselt, et laps suudab ise sulle ära seletada selle, et mul tegelikult on see jama, et ma nagu pelgan seda olukorda või mul on ärevus, et see ikkagi tuleb nende vestluste käigus väga palju lapsevanemal lahti kodeerida ja ridade vahelt lugeda. Aga kuidas üldse nendest erinevatest emotsioonidest rääkida lastega? On mõni meelerahu jutt ka sellega näiteks seotud? No selles mõttes mina soovitaks seda igapäevaselt teha ikkagi, et mitte nüüd, et nii see nädalavahetus võtame 2 tundi, räägime tunnetest. Räägime, miks me oleme õnnelikud ja miks me oleme kurvad, on ju? Jah, et mitte päris nii, vaid see peab olema jällegi selle igapäevaelu osa, sest eriti väikesed lapsed tunnevad väga palju emotsioone ühes päevas. Aga just nagu nimetada neid emotsioone, et ma näen, et sa oled praegu vihane või ma näen, et sa oled praegu väga kurb. Et siis laps nagu hakkab seda mõistma, et kui ma nii tunnen seesmiselt, siis järelikult ma olen vihane. Et ta nagu seostab ära selle sõna ja selle tunde. Ja siis muidugi saabki nagu talle hakata õpetama neid, mida siis teha, kui sa oled vihane, mis võiks nagu aidata, et seda saab küll lapsevanem aidata õpetada, et mitte nüüd sellel hetkel, kui see viha juba käes on, et siis see aju ei võta midagi vastu. Aga eelnevalt siis, et mingi harjutus, nagu me siin korraks näitasingi, et see surud käed tugevalt siis üksteise vastu peopesad, et selles vihahoos tavaliselt käed rusikad tahavad lüüa või midagi peksta, aga kui sa surudad hoopis üksteise vastu, siis sa saad nagu selle pinge siia panna ja sa ei tee kellelegi haiget, ei iseendale ega teisele. Ja ongi, ühesõnaga kogu aeg, ma tean, et ka lasteaias minu arust on see päris kas õppekavas, ühesõnaga juba lasteaias nad käsitlevad ju neid erinevaid tunded, emotsioone, et siis kindlasti, kui on need teemad parasjagu, siis ka kodus seda veel nagu ka juurde rääkida ja võib-olla ka õhtuti enne magama minekut siis, et mis tunne sul oli näiteks täna selles olukorras, kui on teada, et oli mingi olukord või siis rääkida, et näiteks kui mina olen sellises olukorras, siis mul on küll natukene hirm, ja siis mis ma siis teen, et selle hirmuga toime tulla, et ka ise ennast eeskujuks tuua. Ja on küll Kalmi portaalis ka meelerahu jutte, mis räägivad erinevatest tunnetest, näiteks tunnete pilv, kus lugu siis ongi selline, et see pilv taevas nagu tuleb ja läheb ja tal ongi erinevad tundeid, et ükskord sajab vihma ja siis ta on kurb ja siis ta müristab ja siis ta on vihane ja siis kui päikene paistab, siis ta on rõõmus, et anda lapsele aru saama, et tunded tulevad ja lähevad, aga sina oled ikka väärtuslik ja sina oled ikka sina, et tunded on lihtsalt midagi, mis nagu möödub. Mõni tunne on pikemat aega, mõni tunne läheb kiiresti üle, et aksepteerida, et tunded on, aga sina ikkagi ei ole see, nagu sina ei ole see tunne, et see tunne lihtsalt on miski, mis sinust tuleb ja läheb. Just, et ma mõtlen ka, et täiskasvanuna ka just see eeskuju, et see ei pea lapsele ju kogu aeg näitama, et kõik on ülihästi, et sa võid tema ees ka nutta või et ma olen täna vihane selle pärast, on ju, et siis ta näeb ka, et see on ju okei tunda neid emotsioone. Et siis ta nagu ei peida ära neid. Just, aga ja eriti hea veel, kuidas nagu kuidagi rääkida seda juurde, et kuidas ma siis selle tundega toime tulen nagu, et ma lihtsalt nutan selle lapse ees
siis tal on ka ebamugav ja kurb, et emmel on kurb. Miks emme nutab? jah, aga et natuke selgitadagi juurde siis miks ja kuidas, et noh, et või vahel on ju see, et lapsed võivad ka väga närvi ajada ja väga vihaseks ajada, et siis ongi vahel vaja öelda, et ma lähen 5 minutiks praegu õue, sest ma tahan korraks sügavalt sisse välja hingata, ma tulen tagasi, siis räägime edasi. Et näidatagi lapsele, et korraks on okei võtta see paus, et mitte hakata siis karjuma või noh, kuidagi niimoodi käituma lapse suhtes, et võttagi ise see nii-öelda hetk enda jaoks. Kas teil on olnud ka hetke, kus te peate lapsevanemale meeleharjutusi pakkuma? Noh, päris niimoodi sellist hetke vist ei ole olnud, et issand, hakanud seda, sul oleks vist vaja rahuneda. Et noh, niimoodi ei ole, aga noh, selles mõttes, mis meie soovitamegi, on teha neid koos lapsega kindlasti 100%. Et see oleks ka täiskasvanule selline igapäeva elu osa. Et selles mõttes ju tõesti teaduslikud uuringud näitavad väga mitmed, et mindfulness nii-öelda töötab ja toetab, kui seda regulaarselt teha. Võib-olla peaks korra, keegi äkki kuuleb esimest korda sõna mindfulness, võib-olla peaks selle ära ikka defineerima, et 2 korda öelnud seda. Mindfulness on eesti keeles siis tõlgituna kõige kas lähedasem on teadvelolek või teadveloleku harjutused, ehk siis meie tõlgime teda meelerahu harjutused. Ja et see põhimõtteliselt on sama asi. See on täpselt sama asi. Just. See on täpselt sama asi, lihtsalt me ei taha kasutada ingliskeelseid väljendeid. Ja see tegelikult, selle mõte on tuua sind praegusesse hetke, et me kogu aeg mõtleme, mis kõik toimus eile ja peas keerlevad mõtted, mis ma pean tegema täna, või siis ka kui see ärevus on, siis ta on ju ikkagi seotud mingisugusel põhjusel, kas sa oled ärev mingi asja pärast, mis sind ees ootab, või siis mingis minevikus toimunud sündmuste pärast, et siis meelerahu harjutused aitavad sul neid mõtteid selgineda sellel ajul ja peal ja tuua sind praegusesse hetke ja anda su ajule signaal, et kõik on hästi, sa oled turvaline, sest et kui ka süda hakkab kiiremini lööma, eks ju, see on seotud sellega, et su aju arvab, et sul on oht, et sa pead ennast hakkama siis kaitsma kuidagi või enda elu eest võitlema, aga et anda signaal, et kõik on turvaline, sa võid olla nagu rahulik ja meelerahus. Jah. Grööt ütles kõik ära. Ütles kõik ära. Aga kuidas te üldse saate aru näiteks, et laps on nagu, kas laps üldse muretseb nagu just see väike laps nagu ette või taha? Või see on pigem meil täiskasvanutesse kodeeritud? Muretsevad ikka. Ta võib-olla ei sõnasta seda nii, et ma nüüd muretsen millegi pärast, aga noh, ongi need samad asjad, et uued asjad, kui vaja kuskile hakatagi lasteaias käima või on mingi esinemine või vahel ju ka see, ma ei tea, jõuluvana on ja et palju erinevaid hetki, võib-olla mingi arsti juures käimine, noh, väga palju võib-olla sellised olukordi, et olenebki nagu lapsest natukene, et kes on sellisem hellem ja ärevam, siis ta kindlasti muretseb, et ta võib-olla ei sõnasta seda nii ja võib-olla väga, kes on selline kohusetundlik just ja siis ta muretseb, et ta kuskile hiljaks ei jääks ja et õigeks ajaks oleks mingid asjad tehtud, kas tal on kõik asjad ikka kaasas, näiteks koolis on ja et noh, muidugi mitte kõik lapsed seda ei mõtle, aga nad ikkagi muretsevad, ma ei tea, kas see on meie eestlaste see teema, et me kogu aeg muretseme või et tahaks seda natuke välja juurida küll. See tuleb ka kindlasti ju vanematelt, see muretsemine. Ikka jah, et see eeskuju paratamatult on ju iga päev kodus ja kui noh, lapsevanem on pinges, ärev, muretseb, et võivad ju olla mingid, ma ei tea, tööl mingid mured, rahaprobleemid, et see ikkagi see energia ja kõik see on ju seal kodus ja laps tunnetab selle ära paratamatult, et noh, aga kogu aeg ei ole elus ka nagu nii-öelda ideaalne olukord on ju, et siis lihtsalt tulebki mõelda ka täiskasvanuna seda, et kuidas ma nüüd siis ennast saan toetada, et mul see
nii-öelda see pere ja kõik see kodus oleks nagu toetav nii mulle kui lastele, et isegi kui on mingisugused jamad, et kas mul siis vaja lastega rääkida või mul on vaja veel leida mingit sellist enda tassi täitmist nii-öelda, et ma ei läheks koju kogu aeg, et kogu aeg oleks need mured kuklas, et selles mõttes laps tunnetab ära selle, kui ka kodus on mingisugused mured ja eks see väljendub siis ka koolis ja lasteaias. Või siis ka eeskujud teha meelerahuharjutusi, on ju, nagu sinu lastel oli. No just, ja mulle meenus seoses selle küsimusega, et kas meie oleme pidanud täiskasvanutele soovitama, siis tegelikult me oleme kuulnud oma kasutajatelt, et lapsed, kes siis kuulavad Kalmi meelerahuharjutusi, soovitavad oma vanematele, et ikkagi teatud olukordades ütlevad, et issi, ma arvan, et praegu oleks aeg hingata ja minu oma tütar on samamoodi öelnud, et emme, sa vist peaksid hingama. Ehk siis neile jääb nagu uskumatult kiiresti see tegelikult meelde ja külge ja siis nad väga usinasti tuletavad ka oma emadele, isadele meelde. Või siis hakkavad küsima, et emme, ütleme 3 asja. Ehk siis jällegi ju laps tuletab meelde, et palun harjutame tänulikkust. Et toob hoopis laps selle nagu teadveloleku juurde tagasi, on ju. Just. See on päris äge. Siuke veidikene filosoofiline küsimus ja lõpetuseks, et kui te mõtlete tulevikule, siis milline oleks teie unistus meelerahulikust lapsepõlvest Eestist 10 aasta pärast? No selles mõttes väga hea küsimus, et kui meie missioon ongi kasvatada eneseteadlikumat, õnnelikumat põlvkonda, siis täpselt sellisena me seda ette kujutamegi, et meie noored oleksid enesekindlamad, positiivse ellusuhtumisega, mis siis tagab selle, et on seda ärevust ja vaimse tervise probleeme vähem. Ja mõtle, kui tore, kui nad üksteisele soovitaksid, on ju, et ma ei tea, proovi seda harjutust, et mind see aitab või et nad nagu julgeksid ka üksteisega rääkida üldse, kui neil on mingisugused sellised vaimse tervise mured näiteks. Kui nüüd võtta mitte lasteaia lapsi, aga natukene vanemaid. Ja jah, et seda, kui ütleme, et jah, tänapäeva maailma ja keskkonda mõelda, siis on kogu aeg väga kiire nagu kõigil, et ma ei tea, kuidas seda tempot nagu maha saaks, aga vähemalt iga inimene leiaks selle hetke oma päevas, et ta ikkagi võtab korraks selle tempo maha ja tegelikult kasutades sellist väga lihtsat tehnikat nagu sügav hingamine, on ju. Et igaüks nagu teaks sellest, nii iga laps, noor, täiskasvanu. Et see on võib-olla minu selline unistus. Ja lõppu reklaamiminutid, palun. www.kalmi.ee meelerahujutud, mida saab kuulata nii kodus kui siis ka lasteaiarühmas, näiteks õpetajad. Ja kindlasti saate veel kuulata, kui see teema teile huvi pakub, siis meil äsja Eesti Lasteaednike Liiduga koostöös tehtud webinari. Selle samuti leiate kas meie või siis Eesti Lasteaednike Liidu koduleheküljelt ülesse ja seal räägib ka näiteks ajuekspert sellest, et mis siis toimub lapse ajus sellel hetkel, kui need suured tunded üle võtavad ja jagatakse samuti väga palju kasulikke nippe ja infot selle kohta. Et oleme juba ka mitu tagasiside saanud, kuidas lasteaiaõpetajatele on olnud see väga kasulik kuulamine, nii et kindlasti ma usun, et ka lapsevanemale on see väga kasulik kuulamine seal, et veel täpsemalt ja konkreetsemalt nendest tugevatest tunnetest on see webinar, et seal keskendume sellele teemale. Just, ja saate jälgida meid meie sotsiaalmeedias, nii Instagramis kui Facebookis, et seal me jagame samamoodi nippe, infot ja uudisid selle kohta, mis meil on uut tulemas. Et hoidke silma peal. Ja üks asi veel, et hetkel meil on valmimas meelerahukaardid, et oleks ka selline füüsiline vahend, mida kasutada, et nii kodus kui lasteaias. Ehk siis kaardipakk, kus sa võtad ühe kaardi, kus on siis kirjas mingisugune tehnika. Need ka jagunevad siis erinevalt, et enesehinnangut tõstvad või siis just rahunemist õpetavad mingid hingamised, et need detsembri alguses või novembri lõpus peaks nüüd valmis jõudma ja siis saab neid meie kodulehelt ka tellida.
väga hästi, me jätame kindlasti veebilehe ilusti podcasti kirjeldusse. Aitäh, Krõõt, ja aitäh, Triinu, et avasite Kalmi maailma ja ka tegelikult üleüldse meelerahu maailma. Nii et head kuulajad ja vaatajad, ma soovitan teil nüüd natuke sügavalt hingata ja äkki minge õue ja loodan, et naudite oma edasist päeva. Tšau! Tšau!